Indias ületas viirusega nakatunute arv 500 000 piiri. Need olulisemad asjad, mis sealt võiks siis välja tuua, et kuidas meil see pandeemia läks. Neile lisandusid isolatsioonis viibijad ja sellise väega ei saa riiki kaitsta, ütleb Kaitseväe juhataja. Euroopa Liidu sanktsioonide pakett mõjutab Venemaa pangandussektorit ja sisuliselt keeratakse Venemaa suurpankadel välismaal tegutsemise kraanid kinni. Töötus on Eestis tõusuteel. Juba teist kvartalit järjest on töötute arv hüppeliselt kasvanud. Järsult kerkinud intressid on kasvatanud märkimisväärselt pankade kasumeid. Lääne-Ukraina suurimast linnast Lvivist hakkasid inimesed samuti ühelt poolt lahkuma ja teisalt valmistuvad nad sõja sinna jõudmiseks. Viimastel aastatel on maailmas juhtunud palju. Lõputu murra lähedaste pärast, pandeemia, sõdade ja poliitilise ebastabiilsuse tõttu. Inimesed seisavad silmitsi pidevate muutustega. Nad peavad oma mugavustsoonist välja tulema. See mõjutab nii füüsiliselt kui ka psühholoogiliselt. Rahvusvaheline konflikt on muutunud isiklikuks, mõjutades pereliikmete vahelisi suhteid ja hävitades väärtushinnanguid. Vanemad, kes jälgivad pidevalt olukorda maailmas, unustavad, et neil on suur vastutus kasvatada lapsi lahkelt, mõistlikult ja rõõmsameelselt. Peresidemete lagunemist on saanud tänapäeva ühiskonnas tavaline probleem. Noorem põlvkond on kindel, et nad on saavutanud iseseisva mõtlemise, mis toob aga kaasa peresisesed konfliktid ja arvamuste erinevused. Kuid tõeline ja siiras vanemlik armastus ning osalemine lapse elus on tema arengu kõige olulisemad tegurid. Infotehnoloogia ajastul mõnedel täiskasvanutel on raske hakkama saada konfliktiolukordadega maailmas, mis toob kaasa vähese tähelepanu lastele ja nende liigse eraldumise. Ebastabiilsus toob kaasa stressi, mis ei võimalda vanematel teha teadlikke otsuseid ja olukorda adekvaatselt hinnata. Lastel on raske selliseid sündmusi kogeda, sest kui nad mäletavad oma perega veedetud imlist aega, tunnevad nad ärevust, sest nende vanemad upuvad majanduslike ja sotsiaalsete probleemide kuristikku. Mõelge nüüd sellele, kuidas teie lapsed end tegelikult tunnevad. Kus on minu pere? Kus on minu pere? Kuhu minu pere läks? Kus on minu pere? Kus on minu pere? Kuhu minu pere läks? Sest ma tahan õigust oma perega olla.